Tere 9. klass! Tänase tunni teema on vooluring, jada ja rööpühendus. Et kui enne kontrolltööd me tegelesime teiega vooluringiga, kus oli ainult üks elektriseade ehk üks tarbija, siis alates tänasest tunnist ühes vooluringis saab olla rohkem kui üks seade. Aga kui me võtame näiteks 2 lampi, siis need 2 lampi on võimalik ühendada ju 2 viisil. Ühel viisil ühendades sa saad jadaühenduse, ehk siis ühendad neid lihtsalt üksteise järel, ja teisel viisil neid ühendades sa saad rööpühenduse. Ja seda 2 ühendust me täna siis hakkame vaatama. Alustame siis sellisest lihtsast asjast nagu jadaühendus. Et võtamegi 2 lampi, aga teeme nii, et üks lamp on selline võimas ja suur, aga teine lamp on väike. Elektrivool tuleb ühest lambist sisse, teeb sellest lambist tööd ja läheb otse järgmisesse lampi. Teeb seal tööd ka ja siis jõuab sellest teisest lambist välja. Et proovime kõigepealt võrdleme seda sellega, mida on lihtne mõista. Joonistan siia ühe jõe. Jõel on 2 kalda ja see jõgi on siis ühest kohast paksem, teisest kohast on ta peenem, kitsam. Ja vaatame, kuidas vesi selles jões voolab. Et loomulikult kitsamas kohas jõgi voolab kiiremini. Võtame siuke jõgi, selle jõe lõigu ühest otsast sisse, las olla 10 000 liitrit sekundis. 10 000 liitrit sekundis voolab selles jões. Et kui sellest lõigust tuleb sisse 10 000 liitrit sekundis, siis kui palju välja tuleb? Ka 10, jah. Aga vaatame, mis toimub vahepeal. Et siin jõgi on paksem, siin aga jõgi on kitsam. Kuidas voolab vesi selles kitsamas osas? Kas siin veekogus, mis seda osa läbib, on suurem või väiksem või on äkki sama? Et kuna siin tuleb 10 000, välja läheb ka 10 000, siis siin peab ka olema tegelikult 10 000 liitrit sekundis. Lihtsalt see vesi voolab kiiremini. See osa on kitsam ja ta voolab kiiremini. Aga võime siis seda jõge võrreldagi selle jadaühendusega, kus seesama juhe ongi see jõgi, kus voolab siis vee asemel elektrivool. Elektrivoolu liikumist me võime siis kirjeldada voolutugevusega ja ütleme, et kogu voolutugevus, mis siit sisse tuleb, on 2 amprit. Siis me võime seda voolutugevust jagada 2, et 1 on siis I1, mis on esimese lambi voolutugevus ehk elektrivool, mis läbib esimest lampi, ja I2, mis on teist lampi läbiva elektrivoolu voolutugevus. Ja juhtme sisse tuleb 2 amprit ja välja peab ka tulema 2 amprit. See on ka siis IK ja see on 2 amprit. Kuna voolutugevus ei kao kuskile ja ei teki seda kuskilt juurde, siis mõlemal lambil voolutugevused peavad olema samad. Et igal pool jadaühenduses on üks ja sama voolutugevus. Vahet ei ole, kus sa seda juhet lahti lõikad ja voolutugevust mõõdad. Jões, mis on üks jagamatu osa, on ka voolutugevus alati üks ja sama. No juhul, kui siin kõrvald ei tule kuskil mingi teine jõgi sisse. Et kui tegemist on ikka ühe ja sama jõega, siis igal pool terve selle lõigu pikkuses on üks ja sama voolutugevus. Siin on siis 10 000 liitrit sekundis. Ja jadaühenduse kohta paneme siis kirja,
kuidas on omavahel kõik voolutugevused jadaühenduses seotud. IK on siis kogu voolutugevus, see on see, mis tuleb selle ühenduse sisse. Ja see on võrdne siis I1-ga, see on võrdne I2-ga ja see on võrdne IN-iga. IN on viimane seade, et kui meil on ühendatud näiteks 7 seadet jadamisi, siis nendes kõikides voolab üks ja sama voolutugevus ja meil oleks IK võrdub I1, võrdub I2, võrdub I3 ja kuni I7-ni välja. Järgmine. Ja nüüd me võtame ühendusviisiks rööpühendus. Et võtame see sama suur ja võimas lamp, võtame väike lamp ja siit tuleb sisse üks juhe, siit juhe läheb välja. Rööpühenduses elektrivool jaguneb 2 osaks. Esimene osa läheb esimesest elektriseadmest läbi ja teine osa läheb teisest elektriseadmest läbi. Võime juba voolutugevused siia kirja panna. Siin on IK, mis tuleb selle ühenduse sisse ja siin on ka IK ja see on see sama voolutugevus, mis väljub sellest ühendusest. Kuidas me jõe abil seda kirjeldada saame? Joonistan siia üks jõgi jälle, aga seekord jõgi on sama paks igal pool, kuid jõe keskele teeme ühe saarekese. Ja vaatame, kuidas voolab vesi sellises jões. Jões, mille keskel asub saar, jaguneb jõe vool 2. Üks osa läheb sellest kitsamast kohast läbi ja teine osa läheb siis paksemast kohast läbi. Oletame jälle, et jõe kogu voolutugevus on 10 000 liitrit sekundis. Sellel jõe lõigu sisse tuleb 10 000 liitrit sekundis. Järelikult välja peab ka minema 10 000 liitrit sekundis. Mis toimub jõe vooluga vahepeal? Kuna jõe veevool jaguneb 2, siis me võime siia kirjutada, et siia tuleb mingi teistsugune jõevool ja siia tuleb ka teistsugune jõevool. Ja on loogiline see, et paksemast kohast jõuab rohkem vett läbi kui kitsamast kohast. Kitsamat kohta on veel läbida raskem ja seetõttu sealt läheb ka väiksem osa veest. Kuigi selle kogu veevoolu summa peab olema ikka 10 000. Et kui siis kitsamast osast läbib väiksem osa 10 000, siis võime siia kirjutada näiteks 2000 liitrit sekundis. Siia jääb alles siis 8000 liitrit sekundis. Et nende jõgede 2 uue jõe voolutugevused võivad olla erinevad, aga nende summa peab olema võrdne selle sisse tuleva voolutugevusega ja välja mineva voolutugevusega. Kui me väga lihtsasti seda joonistame, siis voolutugevus, mis tuleb meil selle ühenduse sisse, IK, jaguneb 2 osaks. I1 ja I2. Lihtsalt ühes kohas need 2 voolutugevust eralduvad IK-st ja teises kohas nad taas ühinevad moodustades IK-d. Ning rööpühenduse kohta paneme kirja valemi. Et voolutugevus rööppühenduses IK on võrdne siis
kõikide rööbiti ühendatud seadmete voolutugevuste summaga I1 pluss I2 pluss ja IN, kus IN on viimane seade. Seadmeid võib olla ju ka 7, 10, meie võtsime lihtsalt 2 seadet, mis on kõige lihtsam näide. Nii, et siis meil on 2 ühendust. Meil on jadaühendus, kus voolu tugevus on igal pool üks ja sama, sellepärast, et ta ei jagune 2, 3, ta lihtsalt voolab mööda ühte juhet. Ja teine on siis rööpühendus, kus voolutugevused võivad olla erinevates seadmetes erinevad, aga põhiline on see, et nende seadmete voolutugevuste summa on võrdne sisse tuleva voolutugevusega ja välja mineva elektrivoolu voolutugevusega. Et need valemid saime teiega kirja pandud. Et need on kõige olulisemad valemid, millest me siis lähtume. Nii, palun pane vihikusse kirja. Koosta 2 vooluringi. Rööpühendus ja jadaühendus. Nii, ja vahenditest on vooluallikas, 2 lampi, lüliti ja juhtmed. Ja vaata, millise ühendusega põlevad lambid eredamalt ja miks. Sa näed, et ühe ühenduse puhul põlevad lambid eredamalt ja teise ühenduse puhul põlevad lambid tuhmimalt. Et palun mõtle, miks see nii on. Pane kokku ja pärast teeme järeldusi. Nii, aga proovime, paneme vooluringid kokku. Siin on siis vooluallikas, siis tuleb lüliti, ühendame lüliti vooluallikaga. Ja siin on valmis 2 lampi. Teeme jadaühenduse ning ühendame need 2 lampi üksteise järel. Lülitiga tuleb ühendus esimese lambiga, teise lambiga ja teisest lambist tuleb juhe tagasi vooluallikasse. Ühendame ära ning näeme, et mõlemad lambid läksid põlema. Küll aga see põlemine on kuidagi tuhm ja veel üks huvitav nähtus jadaühenduse puhul on see, et kui sa ühe lambi välja lülitad, keerame ühe lambi välja, siis teine lamp ka enam ei põle. Asi on siis selles, et kuna siin on tegemist ühe ühendusega, seesama üks jõgi, et kui sa ühest kohast jõgi tammiga kinni paned, siis mõneks hetkeks kaob ka teises kohas jõevool ära. Et kuna me lõikame ühest kohast seda juhet läbi, siis kogu vooluring lülitub välja. Proovime, paneme siis ka rööpühendus kokku. Võtame need lambid siit lahti. Paneme nüüd lambid üksteisega paralleelselt ja vooluallikast tuleb ühendus esimesse lampi ja samast kohast see juhe läheb edasi teise lampi. Ja lülitist tuleb ühendus ka samamoodi ühte lampi ning samal ajal lüliti hakkab olema ühendatud teise lambiga. Ühendame lüliti välja, siis näeme, et mõlemad lambid lülituvad välja. Aga rööpühendusega huvitav on see, et kui sa keerad ühe lambi välja, ehk siis lõikad seda vooluringi ühest kohast läbi, siis teine osa jätkab põlemist. Kui sa paned tähele, siis siin on see sama koht, kus juhe lõikub 2
ja 2 lampi asuvad siis erinevatel juhtmetel, mis võimaldab neil üksteisest sõltumatult põleda. Ning rööpühenduse puhul me näeme, et lambid põlevad palju eredamalt. Millega see lambi eredus võib seotud olla? Mõtle palun ühele elektronile, kes väljub siit vooluallikast. Elektron väljub vooluallikast ning üks elektron peab läbima ainult ühte lampi. Ta jõuab ühte lampi läbida ning kohe suundub tagasi vooluallikasse. Jadaühenduse puhul elektron peab läbima mõlemad lambid, seetõttu elektronil on 2 lampi korraga läbida raskem. Ja seetõttu ka lampide takistus on suurem, mille pärast ka lambid tuhmimalt põlevad.